seekord me ei hüpanud. Ei, pohhu. Ma ei viitsi hüpata, okei. Kas me peaks rääkima, mis me vahepeal teinud ka oleme? Kas me oleme midagi teinud? Me ei ole midagi olulist vist vahepeal. Ott panustas minu peale raha ühes lauatennise mängus ja siis ma kaotasin selle mängu. Aga see oli väga pingeline mäng ja see oli igati aus panus. Ja see on suht about, mis me oleme teinud. Me proovisime veits kunstiga tegeleda, aga nüüd me veits väsisime ära sellest. Ma võin oma maali näidata korraks. Tadaa, see on täielik käkerdis. Sa lõiksid need otsad üle? Need otsad olid ennem ära lõigatud. Okay. Vot, aga ma arvan, me võime alustada. Millest me täna räägime? Täna me räägime raamatutest. See oli minu idea tegelikult, ma ei tea, miks ma küsisin seda. Me muudame formaati täielikult. Võib-olla järgmine osa muudame uuesti. Jaa, me tegelikult ei tea, me lihtsalt testime erinevaid ideid. Ma arvan, et seda... Ja siis seekord on parem vaadake rohkem seda videot. Ja, kes see vaatab ainult 3 minutit keskmiselt? Me näeme, kui te ei vaata, onju. Jaa, lihtsalt sunnime inimesi vaatama. Siin lõpus te saate raha, kui te vaatate lõpuni. Oh jaa, siin tulevad suured summad. Meil lõpus tuleb tipp selle kohta, kuidas raha teenida. Ja kuidas edukaks saada. Yeah. Ja kuidas surematuks saada. Yeah. Kõik 3, nii et vaadake lõpuni. Mingi, mis see on, äkki mingi aasta tagasi ma tegin ühe video, kus ma rääkisin, miks ma peaks kõik raamatud lugema, siis ma olin väga die hard into lugemine. Ja siis... Ma tegelikult sa kuulasid. No ma kuulasin ja... Aga sa tegid Instagramis ja raamatute kokkuvõtteid. Ja neid ma olen ka teinud, need nagu, ma olen suht palju tegelikult seotud raamatutega ka nagu väljaspool. Ja ma mõtlesin, et me räägime jälle raamatutest. Mis on sinu kogemused üldse lugemisega? No esimene asi, mis kõik noored ütlevad, on kohustuslik kirjandus. Aga mina olen väljaspool seda ka lugenud mõne raamatu ikkagi. Mõne raamatu ja kohustusliku kirjandus ma olen kuskil 80% ulatuses läbi lugenud. Aga kus sulle meeldis kohustuslik kirjandus selle ajal? Nagu kui ma lugesin? Jah. No mõned meeldisid. Mõned mitte nii väga. Aga nagu ma usun, et isegi kui sulle ei meeldi ja sa pushid ennast sellest raamatust läbi, siis nagu midagi sa ikkagi saad. See ei ole nagu raisatud aeg selles mõttes. Mul on nagu ma arvan, et ükskõik kuidas sa pead oma aju pingutama mingilgi määral. Tegelikult arendab. Ei, kindlasti see on nagu, isegi kui sa ei viitsi lugeda, siis see pingutus nagu arendab, aga mulle üldse ei meeldinud nagu algklassides kohustuslik kirjandus, aga minu arust praegu on nagu need palju huvitavamad raamatud. Sest meil väiksena olidki mingi, no nagu lasteraamatud ja siis meie samal ajal lugesin mingi Harry Potterid ja mingi erakonna vaates. No, aga need on ka lasteraamatud põhimõtteliselt. Jaa, aga need on huvitavad lasteraamatud. Jaa, et see on hea küsimus. Aga nemad arvad, et me peame laste klassikat lugema. Jaa, tõsi. Nüüd minust nagu lõpupoole läks tegelikult meil siin kooli viimastel aastatel nagu paremaks kohustuslik kirjandus. Aga kas sa mäletad ka midagi kohustuslikust kirjandusest? Nagu, et mis raamatud ma olen lugenud? Jaa, sest mina mingid kavastasin, et ma ei mäleta nagu sisu ega... No, ma tean ainult nime mingi kõigil põhikooli raamatul, mis ma olen lugenud. Aga ma tegelikult... Nagu näiteks? Kõik mingi Valge Kihv ja seal oli mingi... Ma ei kuulnud isegi. Ja siis oli igast mingi... Mida Läänerindel muutust, et... Muutuseta ei või? Muutused. Jah, midagi sellist. Ja siis ma lugesin mingi Eesti klassikuid teosed ja värk ja ma nagu ei mäleta mitte midagi nendest raamatust midagi pärast. Sest ma nagu siis ei pannud kirja, aga nagu null lihtsalt. Sa tegid jah lihtsalt selleks, et see töö ära teha? Jaa, nagu ma arvan, nagu mul ei olnud midagi nende vastu, ma sain alati loetud need väärtud Hamletid. Ma sellest räägin pärast, et nagu kokkuvõtete lugemist värk, aga nagu ma ei mäleta lihtsalt mitte midagi. Aga sa nagu mäletad seda lugemise kogemust või nii? Jaa, mõnel raamatul mäletan, mul on isegi üks raamat, mis... Emotsiooni? Jaa, täpselt, mul on üks raamat, mis on mul lemmikraamatute listis, aga ma tegelikult ei mäleta tema kohta midagi, ma lihtsalt mäletan, et mul oli väga tore seda lugeda. Aga kas sul nagu, kas sa oled nagu, kas sul on meeles raamatud, mis sa oled lugenud? Või kui palju üldse meeles on? Ma arvan, et mul on nagu umbes meeles, mis seal toimus. No jah, see on muidugi oleneb jah sellest, et kui suure nagu jälje see jätab sulle see raamat, et kas ta jõuab sinu või ta ei jõua. Kui ta ei jõua, siis jah, siis ta ongi siuke lugemise pärast, on ju. Mis iseenesest, nagu ma ütlesin, minu arust ei ole nagu kaosused halb asi. Et see on igasugune ajutreening on hea. Aga nagu, kas sa arvad, kas me peaks kirjutama üles mingid kokkuvõtted raamatust või mingeid märkmeid ja asju, et kas see on nagu mõtet? Ma arvan, et kui sul endal nagu tekib tunne, et nüüd ma tahan midagi üles kirjutada, et see jõuab sulle mingi quote midagi, et siis sa kirjuta,
aga lihtsalt selleks, et seda lugemiskontrolli teha või pärast paremini mäletada, ma ei usu. Võib-olla mina ei teeks. jah. ma ei ole kunagi teinud selles mõttes. mina praegu olen hakanud nagu kirjutama raamatu kohta rohkem ülesse. aga noh, need on ka raamatud, kuna ma ise valinud raamatud ja nagu tegelikult keegi ei sunni mind ühtegi raamatut lõpetama, siis mul ongi nii-öelda ainult raamatud, mis mulle meeldivad. Ehk siis mul alati ongi midagi, mida ma natukenegi tahan ülesse kirjutada. Eks ma arvan, nüüd ma mäletan veits raamatuid rohkem kui ma siis. Sest siis mul tõesti, mul ei ole ühtegi jälge nendest. Nagu, huvitav asi. Filmid. Minu arust filmid jäävad täiega hästi meelde. Nagu keegi ütleb mulle mingi filmi nime või näitab ühte pilti filmist. Ta tuleb nagu suht kohe kogu film meelde. Aga raamatutega seda... Filmi plott on lihtsam. Veits kergemad ja... Või nagu... Sa ei saa nagu nii palju filmiga, filmis on sul graafiliselt, on ju. Kui sul on raamatus näiteks kirjeldatakse tegelast, siis sa pead ise teda ette kujutama. Ja see võib-olla ei jää nii graafiliselt meelde. Peale selle, mis mina olen teinud, on see, et näiteks kui sul on mingi keeruline tegelase nimi, on ju, siis nagu raamatus ma ei pruugigi nagu lugeda seda otsast otsani läbi, seda nime ja... Sa vaatad nagu oma nime. Ei, tal ei ole oma nimi, ma lihtsalt olen nagu mingi Gernaldo on ju ja siis ma olen lihtsalt nagu, Gernaldo tegi seda, Gernaldo tegi teist. Aga ta on lihtsalt nagu, mul on see Gernaldo kujund, aga mul ei ole nagu see seotud täpselt selle nimega ja otsus sellega, et nagu kuidas sa seda õigesti hääldama peaksid. Sellega ma ei viitsi tegeleda. Minul mõnikord, see on järgmine asi, mille ma kohe jõuame, on see, et kui sa kuulad raamatut, et kas meil on siis nagu teistsugune kogemus sellest. Ja ma tunnen, et kui ma kuulan raamatut, ma hästi tihti skipin üle, ma nagu ei keskendu nende karakteristikute või nagu tema välimuse peale. Ma nagu kuidagi ei taba inglise keeles sealt kuulates tihti mingi täpselt, mis värvi ta silmad olid või asjad või kui neid kirjeldatakse. See ei olegi nagu nii oluline. Jaa. Ja siis meil nagu raamatus loomegi täiega mingi enda tegelase kuidagi. Aga see ongi minust huvitav, sest kõigil tekivad nagu oma pildid nendest tegelastest. See on suht hea mingi loovuse harjutus. See on nagu loovuse harjutus. Jaa, sa pead ette kujutama. Lood maailmaid välja vaata tegelikult. Sa nagu kujutad iga raamatu põhjal mingit moodi mingit filmis on see töö kõik sinu eest ära tehtud. Ja tihti nagu mitte nii illustratiivselt, kui see raamatus on tehtud. Aga siis tekib küsimus, et äkki nagu kui seda kuulata, siis peaks ju raamat rohkem meelde. Sa pingutasid nii palju, et luua mingit maailmat. Ja siis sa unustad kogu selle maailma ära. No jaa, aga see, võib-olla see ongi oluline see, nagu see hetke emotsioon. Samal ajal, kui sa loed, et see kogemus jääb sulle meelde. Kas kui ma praegu võin mõtlema, mul on mingi raamat, millel ma ei tea nime ega žušeed, aga mul on see pilt meeles. See oli mingi saare peal toimus mingi tegevus. Ja ma nagu mäletan, millisena ma seda saart ette kujutasin, seda nagu elus. Ei, see oli mingi Eesti, mingi Kaluburi saar kuskil. Ma ei mäleta seda nime, aga jah, hästi naljakas, et mul on need pildid meeles tegelikult, või need tunded, mis ma nagu... See on hästi veider. Mind täiega nagu paelub see, kuidas me loome sellised maailmaid enda pähe ja nagu... Meil on ju mingi kaardid nende sündmustest tegelikult olemas ja me nagu... Aga nad on tegelikult üli ebadetailsed, aga samas meil on mingi pilt seal olemas. See pilt ongi minu arust see, miks raamatuid loetakse võib-olla. Hästi lahe. Aga kui sa oled nüüd kuulanud, sa oled veits kuulanud, mina olen kuulanud mingi 2,5 aastat või 3 aastat varsti ja kas see on teistsugune kogemus see jaoks? Jaa, need on selles mõttes sa teed vähem tööd ja sul on lihtsam mingeid asju nagu kõrvust mööda lasta, ma arvan. Aga selles mõttes see sisu on ikkagi sama ja see emotsioon säilib nagu mingil määral. Ma ei tea, kas ta nagu täiel määral säilib või ei, aga osa sellest on kindlasti alles. Ja see muidugi näiteks sa saad seda teha samal ajal, kui sa teeksid muidu mingit muud tegevust, näiteks mingi autoga sõites või mingi tööl. Autoga sõites on väga safe. Ei, kui sa sõidad mingi maale, sa paned mingi raamatu käima raamatulikult. Ja see on kindlasti nagu multitasking, sõidad aega ja nagu inimesed, kes muidu ei loeks, see on väga hea viis, kuidas inimesed saada lugemisse äkki. Aga ma tunnen, et ma ilukirjandust ei suuda üldse kuulata. Nagu hästi kerge on minu jaoks kuulata nii-öelda. Ma ei taha öelda teaduslikku tekstiga nagu mitte ilukirjandust. Kui sul ongi mingi infopõhine selline. Seda on kerge kuulata, sest et nagu ma eales ei viitsiks lugeda nagu sellist asja, et sa istud maha ja sa loed ongi mingi une kohta või mingi harjumuste. Mingi populaarteadus. Jah, populaarteadus on hea sõna. Ja nagu ma ei viitsiks selles maha istuda lugeda, aga kuulata
on kuidagi kerge sellest ja kuna seal ei ole nagu tegelasi, vaid seal on päris info, siis sul on hästi kerge seda jälgida ka vaata. Aga nagu ma olen näiteks... seal on sulle tõenäoliselt, mis ma näen, võib-olla sul on see, et sul nagu, kui sa korraks ei kuula, onju, ja siis nagu sa saad hästi kiiresti uuesti reedi peale. Jaa, täpselt, sa saad nagu korraks raamatus jah, et kui sul nagu mingi tükk jääb vahelt ära, siis sul võib minna päris segaseks. Jaa, täpselt, et ilukirjanduses kõige hullem, kui ma lugesin kuritööd ja karistust. See oli nagu loll ettevõtmine nagu tegelikult, sest et saad aru, need on vene nimed. Sa kuulad neid, sul ei jää need meelde. Ma ei saanud ühestki nimest peaaegu lõpuni aru, nagu eriti nendest meeste nimedest, et jaa. Mul oli mitu tegelast, keda ma teadsin selle pildi järgi enda peas. Ja ma sain nende tegevustest aru, kes nad on, aga mul tegelikult ei olnud nimed meeles. Sest seal oli nii palju tegelasi, vaata. Ja siis mingi, sa saadki ühele, et fuck, see oli hoopis teine tegelane. Aga siis ongi see, et ma tegelikult, see raamat ei saanudki mulle nii tugevasti mõjuda. Sest et ma tegelikult ei olnud nii intuit. Sest et ma lihtsalt, ma sain aru kõigest plotist. Aga jah, ma ei keskendunud nii palju. Mina lugesin kuritööst ja karistuses ainult kuritööd. Okei. Me oleme süüdimatud inimesed. Aga see on küll jah, et... Jah, ma mõtlesin, et nagu mõrv on täiesti okei. Jah, mõrv on okei. Suvaliselt. See teine osa oligi masend. Action. See action oli küll puudulik tegelikult. No oli küll, see ei olnud väga huvitav. Ja siis ma praegu üritan ka lugeda mingi Pride and Prejudice. Ma ei tea, igast mingit raamatut. Seal on ka jälle palju tegelasi, siis ma ei nagu tead, ei. Ma vist jätan selle poolele, et nagu kuulata on suht loll nagu raamatut, kus on palju tegelasi. Mingi peadki mingi Spark Notesist välja võtma tegelaste nimed ja siis mingi meelde. Vaatama pärast, on põhimõtteliselt nagu kokkuvõttega on. Me oleme mõlemad Master and Margaritat ka lugenud. Master and Margarita, jah. Jah, okei, fine, eestikeelsed nimed. Aga nagu seal oli suht sama, aga seal ei olnud õnneks nii palju tegelasi, et seal ma suht... Seal oli väga palju tegelasi. Jaa, aga nad olid kuidagi kergemini meelde võtta. Nagu sul jääb kassi nimi meelde. Jaa, nad olid kõik hästi värvilised. Jaa, nad olid nii värvilised tegelased ja täpselt, et nagu seal ma sain hakkama nende vene nimedega. Aga kas sa arvad, et kuulamine on ka teistmoodi sellepärast, et me loeme eesti keeles, aga kuulame inglise keeles? Jaa, keeleline erinevus muidugi. Selles mõttes, et olen muidugi sellest, kui hea su inglise keel on. Jaa, seda muidugi. Aga see on hea viis inglise keelt õppida. Nagu mina tunnen päriselt, mu sõnavara on väga palju paranenud. Jaa, aga sa ei oska näiteks kirjutada, selles mõttes see on nagu siuke veits pohv. Jaa, aga samas, jah, see on tõsi. Aga ma tunnen ka, et ma oskan paremini hääldada või ma oskan nagu mu ajus, ma tean, kuidas asju hääldada. Aga kui sa nüüd välja ei ütle, siis... No jah, kui me ei kasuta inglise keelt, siis muidugi me ei õpi midagi, aga nagu... Ma tunnen, et mind on see tegelikult aidanud päris palju. Sa ikkagi puutud kokku nii paljude sõnadega ja seal on erinevad peale lugejad, vaata, ja see selline nagu... Sa õpid aru saama väga erinevast inglise keelest, vaata. Ja noh, see on ka see nupp, kus saad kiiremaks ja aeglasemaks panna. Kui kiire peal sa kuulad tavaliselt? Mingi 1,2, 1,3. Mul on ka ta, et nagu sõltub raamatust, aga ja kui see on mingi pop-teadus, saad panna mingi 1,5 peale lebolt. 1,5 kõik teadus. Žanrid sisse sulle teadus. Ma arvan, see viib meid hästi edasi selle juurde, et nagu miks üldse lugeda, et nagu kas sul on mõtet rushida neid, nagu ma olen näinud YouTube'is jah, mingi how to read faster ja mingi sellist värki vaata, et nagu kõik tahavad rohkem asju. Jaa, et kas me peaks suruma üldse inimestele peale lugemist ja kui siis nagu, kas on tähtsus, mis mingi kiirusega või ma ei tea, mis sa arvad nagu sellisest asjast? No, nagu peale surumisest. Nagu, kas, tead, see on hea point, mida ma just mõtlesin. Okei, alustame self-helpist. Mis sa sellest arvad? No self-help raamatut, mina ei usu neisse ausalt öeldes. Sest seal käib selline, kui te olete vähegi kokku puutunud, siis teate, et nad kõik lubavad sulle sellist paremat elu, on ju. Sa loed selle raamatu läbi, siis sa oskad midagi paremini teha, oskad oma tunnete ja emotsioonidega näiteks paremini käituda, oskad raha paremini säästa, oskad lennata, et nagu kõike. Aga tegelikult, kui sa neid raamatuid loed, siis sa loed ühe läbi ja sul on lihtsalt selline tühi tunne sees, sa tahad veel lugeda neid samu raamatuid. Ja siis ongi selline lõputu ring, mis mitte kuhugi ei vii. Ainult viib sellele, et sa annad neile self-help inimestele natuke rohkem raha, sest nad teenivad päris korralikult selle. See on tegelikult see äri nagu iga teine. Seda kindlasti, et nagu hästi palju neid raamatuid on kirjutatud väga kuidagi egoistliku mindsetiga. Mul nagu mõned on nagu inimesed üldse ei meeldi, kes on kirjutanud neid. Ja nad on väga sellised nagu ongi mingi alguses promovad täiega ennast, mingi räägivad oma teistest raamatutest vahepeal ja
aga samas see oli üks esimese asju, kuidas ma üldse sattusin nagu raamatute kuulamiseni, sest et noh, ma vaatasin ka mingi Youtube'i videod, kes rääkis mingi räme productivity hack, vaata, kuula raamatut samal kui sa teed trenni. Sa suudad kuulata 5 tundi päevas raamatut, sa oled targaks. Ja kuula magades ka. Ja siis nagu noh, see oli selline periood, kus ma olin täiega, nagu ma olin nagu, ma tahan olla rikas ja kuulus. Ja siis noh, ma hakkasin ka kuulama raamatuid, onju. Ja ma arvan, mu esimest aasta aega ma kuulasingi neid self-help raamatuid. Ja kas sa aitas sind? Räägi kogemusest. See oli selline endless otsimine ja selline asi, et kui ma nagu istuksin niisama ja kuulaksin muusikat, ma tegelikult tundsin, et ma kulutan oma aega. Mul tekkis mingi selline anxiety sellest, et ma teadsin, kuidas olla edukas, rikas, ükskõik seda, aga ma tegelikult ei teinud seda. Seal ongi see, et nagu minu arust suur osa self-help raamatut on nagu kinda mõttetud, sest me juba teame, mis asjad on halvad meile. Me teame, et meil ei ole mõtet terve päev telekat vaata, et me ei peaks alkoholi jooma ega suhkrut kogu aeg sööma ja me peaks sirge seljaga istuma ja nagu noh, ja me peaks hästi kuulama ja kõik mingised nagu need tegelikult basic asjad, mida me peaks tegema, mitte kogu aeg neist raamatust lugema nagu või midagi. Et me tegelikult kõik teame juba, kas hästi elada seal ei ole. Aga me lihtsalt ei ela hästi, me lihtsalt ei viitsi teha seda. Ja nagu jah, mina usun, et seda mingit suurt saadust seal ei ole. Ma olin ka nagu üldse ei ole tegelikult. Ja, et ma olin ka sellise otsingutel lihtsalt, kus ma arvasin, et ma leian nüüd mingi lahendus elule vaata. Kas tahame näita sulle seda videot ühest sellest self-help gurust või? Me võime vahepeal vaata. Me teeme pausi, me tuleme tagasi. Ott näitab mulle ühte videot. See oleks hea video. Jah, me oleme pausilt tagasi, just vaatasime mingit Tai Lopezi kohta ühte naljakat videot. Aga see tegelikult tuletas mulle meelde selle, et nagu sul on alati väga cringe asja, sul on väga palju mingi scam-artiste värki nagu, muidugi sa pead olema ettevaatlik sellega. Ükskõik kus sa oled. Jah, aga ükskõik kus, sest et nagu noh, nemad on nagu need mingi halvimad näited vaata. Ja nagu üldse see raha teenimise self-help on kõige sketšim nagu. Et seal on nagu tõesti väga-väga palju mingi scamme värke. Kui sa tahad raha teenida, siis tee oma raha teenimise kurs. Jah, täpselt nagu väga palju ongi inimesi, kes lihtsalt on teinud raha teenimiskursse värk, aga samas nagu seal mõned self-help raamatud, mis ma olen lugenud, on ka kasulikud. Nagu popteadus on huvitav, sest et sa vaata ei jõua ju nagu noh, kui sa valid mingi ülikooli karjääri, sa lähed ka nüüd ühte teemasse, aga popteadusega saad nagu avardada. Nagu pildi või? Jah. Aga seda on see probleem, et see nagu lihtsustab ja lihtsustamine siis on nagu selline, ja see on selline vahepealne, nagu kas see on info või see on entertainment, see ongi selline asi nagu infotainment. Ja see on kahe vahepeal. Eriti YouTube'is olemine on selline tunne, et sa nagu, sa arvad, et sa saad kasulikku infot, aga kuna sa ei pane seda kirja, sa tegelikult unustad kõik selle ära ja nagu sa arvad, et sa saad infot tegelikult. Tahtsin veel öelda seda, et jah, et need, kes teevad, need, kes oskavad, need teevad. Need, kes ei oska, need õpetavad. Jaa, kas koolides need, kes ei oska õpetada, need õpetavad kehalist. Jah. Päris jah. Seoses self-helpidega veel üks asi, mis mina olen nagu tähele pannud lugedes siin. Palju kasulikumad on, mis need on, biograafia raamatud? Kus inimesed räägivad? Autobiograafia on, kus ise kirjutad endast, aga biograafia on siis eluloo raamatud on väga-väga head, sest et seal sa päriselt kuuled nagu edukat ja lahedat inimeste eludest, ilma et seal oleks nagu mingi selline see on nagu kuidagi neutraalsem ja räägib nagu tervest elust ja see on nagu millegipärast ma vastasin, et on väga-väga huvitavad ja nendest ma olen palju rohkem õppinud kui nendest self-help asjadest. See on nagu üks valdkond, kui ma alles mingi viimane aasta läksin, sest ma täiega arvasin, nagu tere, ma ei viitsi nüüd mingi eluloo raamatut lugeda. Meil on siin kodus ka mingi Gert Kantri eluloo raamat värk ja ma kuidagi, ma arvasin, et need on ülimõttetud, aga nagu praegu ma olen leidnud, need on nüüd kõige nagu kas motiveerivamad ja nagu huvitavamad raamatu liik umbes, sealt nagu sellistest self-help asjadest. Ma mõtlesin, me räägiks veel sellistest nagu raamatute kokkuvõtete lugemisest, mis nagu kohustuskirjanduse ajal koolis on päris popp teema. Ja nüüd me üks päev jäime Otiga rääkima sellest ja Hamlet on selline raamat, mida mina ei lugenud, aga ma lugesin kokkuvõtteid. Ja mina lugesin. Ja siis me jäime mõtlema, et kas see on tähtis, kas sa loed kokkuvõtet või sa päriselt loed, sest ma vastasin seda, et mina mäletan Hamletist isegi rohkem kui Ott vist. Aga ma mäletan seda emotsiooni rohkem. Jah, sul oli päriselt mingi emotsioon seda lugedes, aga nagu ma olen vaadanud YouTube'ist mingi nende tegelaste mingi analüüsi videoid ja lugenud ka paar kokkuvõtet, kui mul oli see mingi test kunagi koolis. Ja see oli nagu hästi huvitav, et
kas sa saad kokkuvõtteid lugedes selle sama info kätte saada raamatust? no jah, aga siin ongi see, et sa saad selle info, aga sa ei saa seda nagu emotsiooni ja sa ei pea selle info hankimiseks vaeva nägema väga palju see on üks asi küll, mis ma tunnen, et selle asemel, et kui ma vaatan näiteks YouTube'i videot, mis on 10 minti, mis räägib mingist teemast, siis mul ei jää see meelde, aga kui ma loen mingi 7 tundi raamatut, siis kuna ma nii palju aega kulutan selle peale 7 tundi ja 10 minutit oli seal sul aga tegelikult sa tihti sama info, raamat on lihtsalt pikem no sa saad sama info, aga raamatusse nagu võib juurduda paremini ja täpselt mõtlengi, et ta juurdub paremini just sellepärast, et see ja sul ei pruugi isegi nagu see lugu siis meelde jääda, vaid see nagu emotsioon ja see võib nagu lihtsalt nagu mõjutada sind ta kindlasti mõjutab sind jah tõesti, sest läbi selle emotsiooni me võime mäletada neid asju paremini vaata sest ma nagu vahepeal ma küll mõtlesin hästi palju nagu YouTube'is on mingi raamatu kokkuvõtte videoid, mis mingi eriti just self-help teemal on see, et nagu self-help teema raamatu kokkuvõtte jaa, hästi palju, sest et nagu sa saad võtta need tähtsamad pointid kokku sa saad 5 lausega võelda need 5 tähtsat õppetundi elust kokku vaata sa ei pea selleks lugema 10-tunnist raamatut see kõlab päris huvitav aga nagu ongi, et nagu kas sa saad selle info ikkagi kätte ja nagu eriti siis mõelda, kui et näiteks selle Hamleti puhul me koolis ju analüüsisime seda raamatut ehk siis ma tean kõike seda, miks see raamat tähtis oli või mingi Shakespeare'i kohta ma nagu tean seda kõike aga samas ma ei ole päriselt raamatut lugenud see on veider no Hamletiga muidugi see, et see on nii vana, et ta ei pruugi, inimene ei saa suhestuda sellega ja tõsi, tema lugemine kuigi nagu need, aga sa samamoodi räägid tegelikult sellistest inimeseks olemise probleemidest selles mõttes ma selle plotiga nagu ma samastusin, aga ma ei suutnud eriti lugeda seda stiili, mis see kirjutatud oli aga jah, sest need probleemid ei ole väga palju muutunud jah, tegelikult see on hästi mingi eksistentsiaalne raamat kas te olete Hamletit lugenud? Kas teil on nagu meeldis see? Kommenteerige siia okei, järgmine asi on see, et mina käisin koolis kirjanduse valikkursusel ja ma läksin selle seepärast, et nagu mu klassijuhataja korraldas teda, ta on mu üks lemmikõpetaja koolis ja mulle ei meeldinud see valikkursus, mitte sellepärast, et see oleks halvasti korraldatud, vaid ma ei oska raamatutest rääkida nagu üksikust raamatust rääkida, me olime kõik lugenud seal mingit sama raamatut ja mis nüüd, nagu meil ei tulnud minu arust päriselt huvitavaid vestlusi. no jaa, see on sellepärast, et koolis õpetaja üritab seda nagu pitsa ja präänikuga sind rääkima panna. Yes. Nii et sul on muidugi veel see ka, et sul on see halb hinne, mis sul ripub seal niidi otsas on ju. Et sa pead ettevaatlik olema. See ja kirjanduse tunnis on tõesti see, et õpetaja küsib, sul on 30 inimene klass vaata, küsib, kes nüüd rääkida tahab ja noh, sa ei saa 30 inimesega rääkida. Aga valiktunnis meil oli just, meil oli mingi 10 tükki, meil ei olnud ka hinnetega midagi ja seal just oli liiga vähe kontrolli vist. Kõik rääkisid või? Ei, nagu keegi ei rääkinud, keegi ei pidanud rääkima, vaata. Siis te olid istunud või? No jaa, ja see oli hästi vaikne, selline vaikne, noh, napilt keegi midagi ütles, vaata. Ja nagu, mõtlengi, et minu arust vist ei saa rääkida raamatust niimoodi, et hei, me lugesime mõlemad näiteks mingi Murakami Kafka on the Shore on ja mis sulle meeldis ja mingi, kes oli lemmiktegelane mingi ei no jah, saabki aga minu arust see vestlus ei voola üldse hästi niimoodi mul ei ole olnud nagu näha, kui mõlemad lähevad ikkagi meelde nagu jaa, sa võid nagu jagada paari sellist aga kuidagi minu arust on just kirjandustunnis puhul on see kõige rõvedam on see, kui sulle öeldakse ette, mida sa arvama pead ja mis raamatus oluline on jaa, see mulle ei meeldi, aga mulle meeldib siis, kui küsitakse mingit teemat näiteks milline oleks parim mingi poliitiline lahendus mingi riigile ja siis inimesed on just lugenud näiteks George Orwelli 1984 ja nad saavad tuua raamatust näiteid selle põhjal. No jaa, aga siis on see probleem, et see taust, kus nad saavad raamatuid tuua, on liiga väike. Jaa, et kõik peaks olema rohkem lugenud. rohkem lugenud. Ja samas need küsimused ka vihjavad sellele, et mis on tähtis raamatus. Võib-olla tegelikult seal raamatus on hästi palju huvitavaid asju, aga kuna meilt küsitakse ainult mingi poliitilise asja kohta. Küsitakse ühe nurgal. Sult küsitakse, okei, mida ma tahtsin öelda Meistri ja Margarita kohta. Et kui mina ei lugenud näiteks epiloogi, sest et see epiloog räägib nendest tegelastest. Epiloog oli ennem või? Ei, epiloog pärast. Mis see? Proloog on ennem? Proloog. Epiloogi, seal ta räägib nendest tegelastest, kes seal Venemaal, mis see linn oli? Ma ei tea, kas see oli Moskvas või? Arvata või? Peterburis või? Nüüd me oleme tundnud lihtsalt maunid. Ja nüüd me tundub lihtsalt maunid, aga ühes linnas. Need inimesed, kes seal linnas olid ja kes olid nendest sündmustest siis puudutatud ja ta räägib nagu nende, mis neist edasi sai.
aga nagu minu jaoks need tegelased olid väga kõrvalised võrreldes Beemoti ja Meistri ja Margaritaga ja sellepärast nad nagu ei kottinud mind piisavalt, et ma loeks seda epiloogi ja siis ma lihtsalt ei lugenud ja ma ütlesin seda tunnis, et minu jaoks need ei ole peategelased onju ja siis õpetaja ei, selle raamatus need on kõik peategelased ja et kui sa sellest aru ei saanud, siis sa said valesti aru et nagu see kõik on oluline aga nagu mina arvan, et sa saad ise päris maailmas valida et mis sinu jaoks on oluline, mis ei ole oluline. Õpetajad mängivad väga suurt rolli selles, mida nagu noored üldse raamatust arvavad, vaata. Et see on nagu päris hull. Aga Meister Margarita juures, vaata, kas see epiloog, ma mäletan viimase asjana oli seda, et see kass muutus inimeseks tagasi, ta sai oma needu sealt välja. Ja siis ma olin nagu jäi. Mulle vist meeldis see kass on. Ei nagu jaa, see oli suht kurb mõelda, et ta on mingi paks mees. Aga ta muutus vahepeal paksuks meheks niikuinii ju. Muutus või? Nad olid kõik tegelikult erinevad, kui nad sinna põrgusse päriselt läksid tagasi. Nad kõik muutusid mingisugusteks kollideks. Teem. Ma ei mäleta. Täiesti väikis. See on, aga kas sa oled mõnda raamatut uuesti üle lugenud? Nagu 2 korda? Jah. Ma arvan, et Harry Potterid vist. Aga see oli ka nagu mõned aastad tagasi ikkagi. Ja võib-olla peale Harry Potter. Aga Harry Potterid olid päris head raamatut uuesti lugeda. Need on tore lugeda nagu otsast otsani. Jah. Ma vist ei ole nagu päriselt lugenud uuesti. Ma olen lugenud Rehepappi uuesti. Ja mingi mõnda raamat veel, aga üleüldiselt tegelikult võib-olla peaks, sest et ma tunnen, et ma kord nendest mingi mõndast klassikutest ma ei ole piisavalt aru saanud. Kas siis ongi nagu nii, et nagu terve elu sellest nagu loed nüüd sama mingisugused jah, sama mingi 100 raamatut, sa loed lihtsalt 3 korda uuesti ja nii et sa lihtsalt saad, nüüd ma ei ole seda ammu lugenud ja siis sa saad vanemaks, siis sa nagu mõistad ka erinevalt, see on nagu nii tore ja siis sellist endless cycle ja siis sa sured ja siis sa sured aga siin on mingi mõnu nagu rääkida inimestega, kes on palju raamatuid lugenud. See on nagu minu arust need raamatumaailmad on nii huvitavad, et te jagate, teil on nagu ühised sellised maailmad. Naljakas mõelda, et meil on ühine maailm mingist Venemaast, kus teemonid teevad pulli. Nagu meil on nagu selline shared connection tegelikult kuskil olemas. Sest meil on mõlemad nagu kogenud seda sama lugu. Yeah. Ja see on nagu, ma ei tea, see on mingi üsna mõnus nagu tegevus tegelikult. Nagu nagu see ühendab. Jah, see ühendab inimesi. No selles mõttes igasugune kultuuritaust on ju, aga arvutimängud ka ühendavad tegelikult. See on tegelikult tõsi, et pole tegelikult vahet nii-öelda võib-olla mõnes mõttes, kas see on just raamatud või asjadega. Siis mina olen väga suur fänn Simpsonitele. Ma ei ole ammu vaadanud. Ma tean peast neid nagu osasid põhimõtteliselt. Ma ei ole ka neid ammu vaadanud mingi aasta või 2. Aga kas sa oled quotenud ka mingi Simpsonid või South Parki või midagi? Jaa. Ma ei ole näiteks raamatuid kunagi quotenud. Nagu mulle ei jää meelde. Mis sa quotenud oled? Üldse raamatut? Ma vist ei suuda midagi quote'ida, ma ei suuda isegi laule. Jaa, aga see ei tulegi niimoodi, et mingi Toy Bam quote'i mulle praegu, vaid see tuleb nagu sellises olukorras, kus sulle meenub see raamat. Sest see on sarnane olukord näiteks. Ma arvan, ma peaks sealt lugema rohkem, sest kuulates ei jää sul quote'id meelde. Ma arvan. No jaa, aga sul ei pea quote meelde, sul ei pea jääda meelde lihtsalt sarnane situatsioon. Jaa, et nagu mainida raamatust asju või? Jaa, et see on nagu seal raamatus. Kas sul on seda juhtunud päris elus või? Jaa. Sa nagu päriselt tood näiteid mingis vestluses raamatutest. Jah. Ja siis need teised tüübid on nagu, mis kuradi raamatusse räägid? Ei, üldiselt inimesed teavad need raamatud, need raamatud, mida ma olen lugenud, on suhteliselt sellised Jaa, me oleme praegu ülihea staadiumis, kus põhiraamatud, mida me loeme, on nagu suht klassikud, ehk siis nagu meil on vähemalt kellegagi neist rääkida. Me ei ole veel niši liikunud. Jaa, me ei ole nii niši veel liikunud. Aga samas ma arvan, et sa võid terve elu lugeda neid populaarsed raamatuid ja sul ei saa need otsa. Jaa, ja nad on suht head ja ohutud ka ja ei ole asjad nagu, nad on kõik suht normaalsed raamatud. No jaa. Mis tihti inimesed võivad sulle öelda, kui mainstream ei ole hea, on ju. Aga raamatute puhul on nii, et see ei ole alati hea, ma ütlen sulle. Aga see tihti on hea, sest nagu ja raamatute mainstream on veits teistsugune kui mingi Hollywoodi film. Aga see oleneb muidugi vaata sellest target audience'ist. Kellele see mõeldud on. Ja, kui mainstreami all võtta mingi Divergent ja mingi Hunger Games, siis need ei ole nii head muidugi. No jah, sulle ei ole, mõnel on samamoodi self-helpiga, mõnele väga meeldib. Jaa, äkki mõnel on suured probleemid, vaata. Nagu selles mõttes ongi. Siis tal on väga palju ja siis tal on lahti. Ei, no ongi vaata, et me oleme tegelikult nii erinevad, et me ei charge'ida self-help raamatuid. Must krooksus. Ei no jaa, mis iganes aitab teil päeva õhtusse veeretada. Jah, lihtsalt kulutada aega. Aga nagu sellega, et kui ma hakkasin lugema neid self-help raamatuid, ma mõtlesin täiega, et kui ma loen selle raamatu ära, mul on nüüd info meeles ja tegelikult ei ole. Nagu ma tunnen täiega seda, et isegi kui ma loen nagu ükskõik mida,
ma ei muutu otseselt kohe targemaks selle pärast. Võib-olla kunagi mu elu jooksul mul läheb vaja neid teadmisi, see loob mingi uusi connection eid ajus. Aga nagu mul ei jää tegelikult palju meelde. Nagu sa ei tunne ennast targemana peale selle lugemise lõpetamist. Või sa tunned või? Ei, sa ei tunne targemana, sa oled ikka sama inimene. Yeah. Nii et ma arvan, see uuesti lugemine on tegelikult väga tähtis, sest et me väga ei koge raamatutest nagu kõik ära hessa korraga. Võib-olla. See on umbes nagu koolis, vaata see, kus me... Aga nagu siis sa võid, kui sa teisel lugemisel koged vähem, sest sa juba oled korra lugenud... Siis ei ole mõned kolmandat korda lugeda. Ei, siis sa võid lugeda juba mingit teist raamatut. Jah, tõsi. Aga vaata koolis on ka see, et meil nagu õpime ühte ja sama ajaloo faasi mingi 3 korda vaata 12 klassis. Miks see on? Sul ei jää meelde tegelikult hessa korda, jah? No jah, aga nagu... Kui me juba tõestasime ühe korra, et ei jää meelde, miks me... Jaa, miks me 3 korda meelde ei jätta, kui miks seda ühe korra mitte meelde. Okei, see on good point. Kas sul on mõni raamat, mis me oleme lugenud, nagu mõlemad oleme lugenud, millest tahaks rääkida? Või tegelikult sa võid mainida ka mõnda huvitavat raamatut, mis sa... Mina lugesin 100 aastat üksildust, ma andsin sulle ka. Jaa, mul on see olemas. Ma olen 50. lehekülje. See on päris hea raamat, soovite. See on hästi veider. Räägib elust enesest. Elust enesest. Räägib ju. Jaa, me oleme viimasel sattunud päris selliste imelikude raamatute peale. Ja nagu mu täiega fänn on ka sellised raamatud. Noh, Meister Margarita on üks, seda me lugesime ammu. Aga meil on Haruki Murakami. Jaa, Murakami raamatud on väga sellised veidrad. Ja 100 aastat üksildust ka, see on väga veider. See nagu, need story'd on lihtsalt nii absurdsed, aga samas kuidagi sul on tunne, et nad võisidki päriselt juhtuda. Jaa, just. Selle teose žanr on maagiline realism. Jaa, see on hästi veider. Mis iseenesest juba nagu terminina on absurdum, sest et nagu realism on midagi, mis saaks päriselt olla, aga maagiline. Sul on igapäevaelu ja seal on sees on maagia. Nagu see maagia ei lahenda su probleeme. Ega see on ülikõva. Vaid ta lihtsalt eksisteerib. Ega see on nagu üliperfektne minu arust, kui seal raamatus on mingi vend, kes lubab, et hakkab hõljuma ja siis ta nagu lampi hõljub. See on nagu holy fuck on nüüd hõljub. Aga samas, kui kõik on nii reaalne, siis sa oled nagu mingi... Jaa, see ongi nagu... See on normaalne seal maailmas. Jaa, aga see ei lähe nagu liiale selles mõttes. See ei ole nagu mingi maagiaraamat, nagu mingi Harry Potter. Ja täpselt. Et maagia on nagu iseenesest mõistetav nendes maagia. Jaa, just. Aga ta on nii päris ka. See on minu arust väga äge. Jaa. Ma ei mäleta, Kafka on The Shore'is oli ka. Nagu nad võtsid nii casuali seda, vaata. See oli see vana mees, kelle ülesanne oli mingi kivi flippida, ja siis nagu... Jaa, aga seal oli muidugi, see maagia oli nagu mängis väga suurt rolli selles raamatus. Jaa, aga samas ta ei võetud nii erilisena. Ei, teda ei võetud nii erilisena. Keegi teadnud peale mingi paari tegelas üldse selle eksisteerimisest. Jaa, aga nemad olidki peategelased. No jah, aga see oli nagu... Ma arvan, see läheb ka maagilise realismi alla. Aga see läheb ka maagilise realismi alla. Ma ei liigitaks selles mõttes, et aga tema probleemid ei tulnud maagiast. Tulid küll. Ta põgenes kodust. Nojah, see oli see profess. Jaa, never mind. Selles mõttes kõik tema probleemid minu arust tulid maagiast. Selles mõttes ei saa sama kohta liigitada. Aga Kafka on The Shore oli väga hea raamat. Jaa, täiega soovitan. Mina lugu selline Kafka protsess. Nad ei ole ka kuidagi sealt. Aga see on sama nimi. Aga nad mainisid seal raamatus Kafka on The Shore'is. Nad mainisid seda Jaa, nagu, jaa. Aga ma ei olnud sel hetkel lugenud Kafkalt ühtegi teost, eks mul ei olnud nüüd sa oled Protsessi lugenud või? Ma olen lugenud Protsessi ja Metamorfoosi ka. Metamorfoosi ma tahaks. Tead, ma soovitan seda lugeda, ma ei tea, kas mul on seda Audibles olemas, aga see on nii kerge, see on mingi 3 tundi umbes ja see on lihtsalt ülipull. Äkki peaks seda siis lugema nagu päriselt? Jaa, äkki sa peaks päriselt seda lugema. Ma ostsin endale e-lugeri, ma ei ole veel, ma vist eelmisega rääkisin, ma ei ole veel seda avanud, see mingi 2 kuud. Ta räigelt tükk aega tahtis seda. Aga ma hakkan... Ta nagu holy fuck, nüüd ma hakkan raamatud lugema. E-paberil. Jaa, ma ei ole veel jõudnud, aga mõtlesingi, et peaks rohkem hakkama päriselt lugema. Sest et mul on nagu kõige tugevamad lugemis nagu kogemused, ma arvan ikkagi on olnud nagu päriselt lugedes. Ma näiteks hakkasin nutma Keisrihullu ära lõpetades. Millegi pärast mulle täiega mõjus seda. Ma arvasin algus, et see on crazy hull. Crazy. Crazy reed. Seda ma võiksin lugeda. Aga see on hea raamat. Kuule, aga ma arvan, me paneme siia description'is alla lihtsalt mõned raamatu soovid, siis ma panen mingi paar... Te peate lugemises järgmises osaks. Nii, ma panen sinna 10 raamatut, nädal aja pärast teil on kõik need loetud. No, päevas on 24 tundi, kui te magate, siis peate hakkama küll. Peaks hakkama juba praegu lugema. Aga jah, ma arvan, ma teeks sinna mingid mõned raamatud lihtsalt, mis meil on... Ja tõesti see on raamatuklubi. Jah, raamat. Jõudki järgi. Ja siis me teeme mingi 200 raamatu. Ma arvan, need, kes lõpuni on jõuavad, need võib-olla meest ees. Meest probabli.
kas nad on ajast ees? ei no jah, no selles mõttes küll, et nad on rohkem raamatuid lugenud, selle järgi me võrdleme nii. jaa, okei. ainus asi, mille põhjal inimesed charge'ist on palju raamatuid nad on lugenud. jaa. Ma vahepeal tunnen, et ma loen nagu mingi motivatsioon lugeda on lihtsalt see numbrite kogumine, see tunne, et ma olen siis targem ja mul on see Goodreadsi äppi ja sa saad panna sinna mingi jälle loetud raamat, siis saad reitida seda raamatut. palju sul on Goodreadsis raamatuid loetud? mingi üle 100, aga ma olen see aasta lugenud mingi 30 raamatut vist. nagu ma panin eesmärgiks, et iga nädal üks lugeda ja ma olen mingi 25 peal. jah, ma olen praegu graafikus. Holy fuck. aga nagu see on see toredad raamatud nagu Metamorfoos ja mis mingi 50. no jaa, aga jaa, samas ma lugesin Tõde ja õigust järgi. Viied ka jah. jah, 5 oli fun. ma avastasin, et meil ei ole lõpetust, nii et ma tulin tagasi kaamera ette, et teha lõpetus. Ma mõtlen, millest järgmine kord rääkida. Üks asi on filmindus, sest et me oleme viimasel ajal hakanud päris palju filme vaatama. jaa, me oleme vaadanud. ja me oleme ise teinud ka oma lühifilmi. vaadake meie lühifilmi. jah, ma panen lühifilmi ka alla, seda saab vaadata ja samas me saaksime rääkida oma lühifilmi tegemise kogemustest ja värki. et see on nagu üks teema, mida me oleme kaalunud. mul tuli just meelde, kuidas Ott Aega väiksena vihkas filme nagu. see täiega charge. no ma vihkasin neid, kus on film versus raamat, nagu kui sul on film, mis on tehtud raamatu põhjal. nagu näiteks Sõrmustisand, need on muidugi head filmid. ei, Sõrmustisand on päris head nagu filmid, sellega ma pean nõustuma. aga Harry Potteris on puudud pikad. jaa, aga Harry Potteris on küll nagu mõnes. Harry Potteri filmid on ka nii head. Harry Potteri filmid on ka sitaks head. nüüd nad on head, aga siis sa legit vihkasid raamatu. Harry Potteri film, ma ei mäleta. sa olid, raamatud on nii palju parem. no ma tahtsin March of the Penguinsi vaadata üle kõige. jaa, nüüd üks võimalus, millest me võime rääkida, on filmid. teine asi, me mõtlesime naisteka kommentaare ja küsimusi lugeda. lahendada naisteka inimestele. jaa, lihtsalt vastata jaburatele küsimustele. seal on väga palju head. no vot. joh, vist nii ei ole päris aga. sõltub, et teate, võite anda teada, kas teile pigem meeldiks näha, kuidas me teeks mingi nalja või kuidas me räägime mingi book club teemadest. ja ma ei tea, ma arvan, seekord läks hästi. kommenteerige, mis raamatuid te olete lugenud. jaa, sest palun kommenteerige midagigi. palun, for the YouTube algorithm. ma arvan, seekord läks paremini. aga minu arust seekord oli täiega hea rääkida. oli küll, lihtsam oli. Nice, äkki me areneme. Davai, loodame, et ma nüüd ei saa mingi copyright strike'i jälle ja davai, tšau, näeme.